Nii. Tänases videos ma reageerin Victoria Villigu treeningule ja siis ma proovin seda ise järgi teha ja see ongi kogu video läks. Uus rekord. Ma ütlesin, ma saan sellega hakkama, noh. Vaata, ma olen hästi tervislik inimene, on ju. Noh, veel tervislikum kui Victoria Villi, kes ma mõtlesin, et kui raske see treening tal ikka on. Ta pani Insta TV-sse, on vist, peaks ütlema sellesse. 2 videot praegu on pandud, kus ta teeb trenni. Ja ma mõtlesin, et ma proovin järgi, sest et see ei saa raske olla ju. No nii, vaatame kõigepealt ilma varustuseta kohuke, jah. Olen fit. Ilma varustuseta kogu keha kodutreening 5 korda harjutust. Ehk siis ta näitab 5 harjutust. Vaatame, mis siin on juba tegelikult kirjas, aga vaatame videot. Hei, siin on Miki ja see on minu esimene treeningvideo. Täna ma näitan teile 5 harjutust, mis moodustab kogu keha treeningu, mida saab kodus teha ilma lisavarustuseta. Mega lihtne, mega tõhus. Ja ma ütlen ausalt, ma olen seda viimastel nädalatel siin teinud. See võtab täiega läbi. Seega, kui sa ei jõua igat harjutust teha näiteks 3 kordust, siis see on täiesti okei. Kohanda seda lihtsalt vastavalt enda tasemele. Rääkides aususest, proua Villig, ilma ennita, asetan siia ühe pildi ja mul on alust arvata, et see jooksmispoos on lavastatud. Mis sa nüüd ütled, aususest räägime siin, jah? See küll sul ausus ei ole. On ju? Jätkame siis selle trenniga, nüüd alustab. Esimene harjutus on kick lunges ehk alla minnes on mõlemad jalad 90 kraadi ja üles tulles on ainult üks jalg. Ossa poiss, teed nalja mulle või? Siin enam-vähem on. Ma ei vaadanud, mis harjutus on. 90 kraadi ja üles tulles on ainult üks jalg. 90 kraadi. 90 kraadi. Atsa! 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 Mul on tunne, nagu ma teeks valesti. Võtab läbi küll. Teine jalg ka. Kui mall on. Atsa! Oho, nagu näeks peksa kellegi. Tunned! Käsi kokaga koos. Järgmine harjutus on kätekõverdusest squat, mis on minu jaoks kõige raskem harjutus, sest mu käelihased on kõige nõrgemad. Seega need kätekõverdused on üsna kesised, aga meil kõigil on arenguruumi. Ja siis sealt lihtsalt lähedki taha squati nii kaugele, kui sa suudad. Nägite seda timelapsi või? Kätekõverdustest kükki. Ei teinud nii ju. Six-pack-sid ma tulen. Kaksteist korda pidi tegema seda oota. Ma tein jälle valesti. No ma ei saa. Ma ei saa ju. Mis krõks see oli? Okei, selle harjutusega on küll piisavalt praegu. Kolmanda harjutusena on meil ühe jalaga squatid, ehk üks jalg on õhus 90 kraadi ning teise jalaga sa proovid kõverdada või minna kükki nii madalale, kui sa vähegi suudad. Töötame. Suvas 90 kraadi, nii. Ja kükk. Ma olen purjus või? Kükk! 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 Mis jama ma praegu tegin? Põhimõtteliselt pool estast videost on tehtud alles. Järgmiseks harjutuseks on meil kosmonaut, kuid ilma kätekõverduseta, sest me just eelmises harjutuses tegime seda. Ehk sa lihtsalt plangust hüppad kükki, siis hüppad püsti ja püsti hüpates kindlasti siruta ja nii-öelda aktiveeri enda käe ja jalalihased, siis hüppad tagasi kükki ja uuesti plank. Kätekõverduseta kosmonaut või?
nii. Aijaa! Kutsuge keegi kiirabi! Viimase harjutusena on meil ujumine, et sa oled lihtsalt kõhuli maas, jalad, käed välja sirutatud, lihased pingul ning sa hakkad ujuma. Kes see nii ujub? Kes see ujub nii? Ma näitan teile, kuidas päris ujumine käib ja mitte sellel põrandal. Nii. Lähe. Maile. Kõhuli. Käed ette. Jalad sirgelt. Nii sa ei jõua kuhugi. Nagu õige mees. Kätte ringid, jalad tõstavad. On ju? Nii, niimoodi ujutakse. Ja vot see on õige ujumine. Mul on pulss mingi 130. Lihtsamat paluks. Raskemat paluks. Ja peale sükest kodutreeningut võiks ka väikse venituse teha, on ju. Esimene harjutus on super, kui sa oled päev läbi istunud, sest see venitabki just lahti sinu puusa painutaja ja reie pealse. Selleks pane mõlemad jalad 90 kraadi, üks jalg ette, teine taha ning lükka puusa ettepoole ja venita rõhus. Järgmine harjutus on suurepärane reie taguse venitamiseks. Selleks on hea, kui sa saad kasutada kas mingit pinki või näiteks diivani äärt, et sa saad ühe jala tõsta veidi kõrgemale. Kõverda seda kergelt ning varbad 90 kraadi ja siis vaju kehaga õrnalt selle 90 kraadiga on? Ja pööra tähelepanu ka sellele, et sinu tugijalg oleks paralleelne teise jalaga. Oota, mis see tegema pidi? Lihtsalt paned jala üles või mis asja? Jaa, see on vaelad kinni mul. See on vaelad kinni, nägid küll, mis ma enne tegid siin. Kolmanda harjutuse jaoks istu maha, jalad sirgelt ette ning kõverda põlved kergelt. Varbad 90 kraadi ning haara kätega jalad aldad alt kinni. Lase alaseinik nõusaks, et sa saaks venida. See on juba minu harjutus, noh. Miks mu jalad värisevad? What the f... Mis asja? Mida asja? Ma sain raputatud küll ennast praegu. Järgmiseks harjutuseks seisa sirgelt püsti ning haara kätega selja tagant kinni. Proovi käsi tõsta nii kõrgele, ilma et su selg hakkaks ettepoole kallutuma. Sa peaksid tundma tugevat rinnavenitust. Venitame nüüd rinnad ka ära mul siis. Sa arvad, et ma ei oska kakelda, ma olen MMA-s käinud. Ma olen MMA-s käinud. Ära vähena. Sa peaksid tundma tugevat rinnavenitust. Viimane harjutus, let's go. Viimane harjutus on meil torso venitus. Selleks istu maha ning kõverda üks jalg üle teise ning see teine jalg kõverda ümber esimese jala. Aita käega lükata ennast eemale sellest pealmisest kõverdatud jalast ning vaata ka peaga nii kaugele, kui sa vähegi saad ning siruta ennast seljast ja pikenda. Ei noh, paneb selle jala ka siis kuhugi kaela endale. Üks jalg üle teise. Teine jalg kõverdad. Ma pidin sirutama vist või? Ja mis kõige tähtsam on seda elegantset nägu hoida, mis ta teeb. Oota, neid kõiki asju pidi 3 raundi tegema ju. Ei noh, alustame algusest, kus see esimene video oli.